Tere, mina olen Leene Korp, olen Tiihüppe tiimiliige ja olen taustalt haridusuuendaja. Oma doktoriõppes uurisin sotsiaalsete praktikate teooria kasutusvõimalusi haridusuuenduses ja täna sellel teemal räägingi. Miks me sellest üldse räägime? Praktikateooria või siis sotsiaalsete praktikate teooria on üks nendest lähenemistest, teaduspõhistest lähenemistest või paradigmadest, mida me oma haridusuuendusprogrammis alusena kasutame hakkame. See on sellepärast, et Tiihüppe üks eesmärkidest on tuua kaasa suuremat sorti muutus haridussüsteemis ja ühiskonnas laiemalt ja toetada teatud tegevuste laiemat levikut ja püüda vähendada teatud teisi tegevusi. Mis tegevustest me räägime? Me teame juba, et paljud õpilased kasutavad igapäevaselt tehisaru ja Eesti enda andmed näitavad, et seejuures pigem on suurem osakaal neid õpilasi, kes kasutavad tehisaru põhjustel, mis on küll väga praktilised, aga õppimist ja mõtlemist kuigivõrd ei soosi. Näiteks aitab tehisaru aega ikka mehiselt kokku hoida. Sest seni võib-olla mitu tundi võtnud kodutööd võtavad korraga ainult paar minutit ja jääb rohkem aega, et sõpradega juttu rääkida või trennis käia või lihtsalt omaette olla. Teame ka seda, et vähem kasutatakse tehisaru isikliku tuutorina või mingi keerukama teema sügavamaks mõtestamiseks või üldiselt oma mõtlemisvõime arendamiseks. Kui me mõtleme, et kelle probleem see siis õieti on, siis kõige halvem, mida võib-olla tegema peaks, on hakata kellelegi näpuga näitama. Kas lapsele või õpetajale või lapsevanemale või ka siis südametunnistusele koputama, sest sellest on väga vähe abi. Tehisarule oma kodutöö ja õppetöö ja mõttetöö delegeerimine on selline igapäevane harjumus, mis on mingis mõttes osa suuremast probleemist, suuremast ühiskondlikust probleemist ja meie ülesanne on välja mõelda, kuidas seda ühiskondlikku probleemi lahendada ja kuidas toetada siis õpetajaid, õpilasi ja vanemaid selle lahenemisel. Kui me mõtleme nendele tööriistadele, mis peaksid aitama ühiskonnas mingisuguseid muudatusi teha, mingite muutusteni jõuda, siis üldiselt teatakse, et neid on laias laastus kahte sorti. Ühed tegelevad üksikisikute tasanditega, näiteks üks inimene või väike grupp inimesi korraga, nende motiveerimine, nende toetamine, nende mõistmine ja ükshaaval siis selle muutuse loomine. Paraku olukorras, kus me teame, et 2/3 õpilastest juba kasutab tehisaru ning suurem osa siis nendel praktilistel põhjustel, siis võib ainult selle lähenemisega raskeks minna. Teised muudatused on institutsionaalsemat laadi, mis tahes tahtmata mõjutavad paljusid inimesi korraga. Näiteks kui muudetakse seadusandlust, mingit süsteemi, näiteks haridussüsteemi, rahastusega midagi muudetakse või hindade abil midagi mõjutatakse. Kui nüüd sellel tasandil tahta mingisugust muutust esile kutsuda, siis tekib küsimus, mis on selle suure muutuse eesmärk ja kas see on arukas eesmärk ja kas see ikka toimib ja mis on tegevusplaan, mis selle eesmärgini viib. Aga on olemas ka kolmas pisut vähem tuntud lähenemine, mis keskendub inimese käitumisele, küsides, kuidas mõjutada paljude inimeste käitumist, seda käitumist, mis on sageli rutiinne, nähtamatu, lihtsalt kuidagi toimib, ilma et inimesed ise selle peale väga tähelepanelikult mõtleks või seda isegi teadvustaks. Mis igapäevane käitumine siin siis koolisüsteemis näiteks tähendab? Peamiselt seda, kuidas toimib õppimine koolis ja kuidas ta toimib kodus, kuidas toimub õpetamine, tunni ettevalmistamine, teadmiste kontrollimine. Neid igapäevaseid rutiine nähakse sotsiaalsete praktikate teoorias, nagu nimigi ütleb, sotsiaalsete praktikatena. See aitab neid probleemseid nähtusi paremini kirjeldada ning neisse sekkuda, näiteks piirata siis tehisaru arutut kasutamist.
Sotsiaalsete praktikate teooria keskmiseks mõisteks on praktika, sotsiaalne praktika. See on selline rutiinne käitumiste kimp, milles me oleme nii vilunud, nii poolautomaatsed, et isegi ei märka, kuidas me seda teeme, ei oska selle eest kuidagi ka vastutada. Me võime selle üle nagu reflekteerida, kui keegi palub, võime arutada selle üle, aga see ei ole selline igapäevane reflektsiooni osa. Sotsiaalsete praktikate teooria järgi siis inimene või indiviid muutub nagu selliseks praktika kandjaks, kes siis võtab selle praktika igapäevaselt ette. Näiteks räägime hommikusöögist, siis hommikusöögi praktika kandjad oleme me kõik. Ja oluline on ka see, et ühed praktikad seostuvad teiste praktikatega ja nendest moodustub teatav selline jada või mõnikord isegi paras pundar. Näiteks kui veel kord hommikusöögist rääkida, siis see sõltub sellest ärkamise praktikast, et mida vähem aega jääb söömiseks, seda kiiremini tuleb süüa. Ehk siis praktikatest moodustub selline jada ja nendest moodustub meie igapäevaelu. Igal praktikal nähakse 4 sellist vältimatut komponenti, mis on alati kohal ja millele ühtegi praktikat nagu taandada ei saa. Esimene nendest on siis asjad, materjalid, keskkond, millega ja milles käitutakse. Teine on oskused, teadmised ja kompetentsus, mis on selleks käitumiseks vajalikud. Näiteks ütleme oskus kirjutada esseed või oskus kasutada ChatGPT-d. Ja kolmandaks on siis selline väärtuste tasand, kuhu kuuluvad ka tähendused ja normid, mis kujundavad üldse seda arusaama, et mis on võimalik ja mis on võimatu, mis on lubatud ja mis on keelatud, mis on normaalne ja mis seda ei ole. Kõiki elemente seovad omavahel sotsiaalsed interaktsioonid ehk siis teisisõnu suhtlus, kommunikatsioon. See on nagu liim, mis praktikat tervikuks seob ja mille kaudu praktikat siis ka levitatakse, taastoodetakse, kuidas ta jõuab siis lapsevanemalt lapsele, õpetajalt õpilasele. Näiteks kui me räägime kontrolltööks õppimisest, siis on väga hästi näha, kuidas need 4 komponenti on siis omavahel seotud, kuidas see on seotud oskusega iseseisvalt õppida või seotud materjalidega, mille põhjal õppida ning ka üldiselt õppimise väärtustamisega, et kas lapse jaoks on see väärtus, et ta õpib selleks konkreetseks aineks sellel viisil sellist kontrolltööd või ei. Need komponendid siis hoiavadki seda praktikat alal ja tagavad selle taastootmise. Üks näide, kus praktikateooriat on Eesti haridussüsteemis juba kasutatud, on siis Liikuma kutsuva kooli haridusuuendusprogramm, kus praktikateooria võimaldas õppida tundma kooliga seotud argirutiine, kuhu siis seda liikumist juurde tuua ja leitigi viisid nendesse sekkumiseks mingisugusel sellisel moel, mis õpetajate või õpilaste või lapsevanemate südametunnistusele ei koputaks, vaid lihtsalt tekitaks muutused praktikates. Nii sai ainetundides läbi vaadatud ja läbi mõeldud ainetunni rutiinid ja mõeldud selle peale, kuidas sinna liikumist lisada. Samamoodi vahetundides, vahetunni rutiinid, kuidas sinna liikumist lisada. Samuti ka koolitee läbimine, huviringid, arenguvestlused, kooliüritused, aktused ja kõik muud sellised igapäeva koolieluga seotud tegevused, et kuidas liikumisest saaks nende rutiinide, nende sotsiaalsete praktikate tavaline osa. Toon teile siis ühe näite, mis nüüd peaks hakkima tiihüppega, et kui me mõtleme näiteks, et õpetaja annab kodutöö õpilasele ja kodutöö läbiviimisel õpilane tegelikult ise selles ei osalegi, usaldab selle mõnele tehisaru rakendusele. Õpetaja on võtnud eesmärgiks, et seda kodutööd luues või seda kodutööd ära tehes õpilane õpib töötab mingisuguse teema läbi, saab mingid asjad läbi mõeldud, omandab mingisugust teadmist, mida tal enne ei olnud.
Paraku see eesmärk ei täitu, kuna kodutöö küll tehakse ära, aga õpilane selle loomises põhimõtteliselt ei osale ja seal võib olla palju erinevaid põhjuseid. Näiteks see, et õpilase jaoks on olulisem hinne kodutöö eest, sest ta on vaadanud, et see on väärtuslik. Ta on märganud ka seda, et hindeid pannakse pigem mitte selle protsessi, vaid tulemuse eest. Ja hinne on tema jaoks väärtus. Teiseks näiteks puudub teadmine, et sellisel viisil mõtlemise usaldamine ChatGPT-le või mõnele teisele tehisaru rakendusele on kuidagi kahjulik kas õpilase mõttetööle või teadmiste arengule. Ja kolmandaks näiteks võib puududa ka see teadmine, et see on üldse väärtuslik, see kodutöö, et ta on tähendusrikas, et ta on kuidagi oluline. Lisaks seal võivad olla ka mingisugused normid mängus, näiteks see, et õpilased on juba harjunud nagu nii-öelda optimeerima oma kodutöid ja ka klassikaaslased teevad seda ja sõbrad teevad seda. Seal võib olla väga oluline komponent ka ajasurve, lihtsalt võib-olla ongi liiga palju kodutöid ja tehisaru aitab seda optimeerimist väga lihtsaks muuta. Probleem on muidugi selles, et kui selline äraspidine õpiharjumus, see optimeerimine on juba tekkinud mingisuguses teatud arengujärgus, milles õpilane on, siis selle kinnistumisel on mingite teiste õpiharjumuste tekkimine, teiste sotsiaalsete praktikate asendumine selle võrra keerulisem. Ja seega me vajame sellist nagu tööriista, et neid praktikaid muuta. See oli ainult üks näide, et tegelikult on väga palju erinevaid näiteid, kus siis saame rääkida sotsiaalsetest praktikatest, mis on siis TI-hüppega seotud ja millele me üritame lahendusi leida. Lisaks kodutöödele siis ettevalmistamine ainetunniks või kordamine kontrolltööks või ka õpetajate ja juhtkonna sellised administratiivsed tegevused, tundide ettevalmistus õpetajal, hindamine ja tagasiside. Lisaks inimeste õpetamisele, informeerimisele tuleb käitumise muutmiseks luua siis seega materiaalsed tingimused, muuta norme, muuta tähendusi ja toetada oskuste arengut ning soodustada seda kõike suhtlemise abil. Ja selles kollektiivis, kus praktika muutus toimuma peaks, tasub luua siis näiteks sellised praktikakogukonnad või koos õppimise kollektiivid, milles uus praktika saaks kanda kinnitada ja mis siis annaksid näiteks eeskuju ka ülejäänud kollektiivile. Väga hea osa sellest praktikateooriast on ka see, et ta annab praktika muutuseks sellised erinevad lähenemisviisid. Näiteks kui on tuvastatud konkreetselt soovimatu praktika ja seda alal hoidvad tingimused ehk siis need 4 komponenti, siis saab planeerida sekkumist nende tingimuste muutmiseks ja nii muutuvad ka olemasolevad sotsiaalsed praktikad. Neid saab asendada uutega, neid saab katkestada, saab otsida üles mingisugused päris vanad praktikad ja neid siis omakorda kasutusele võtta. See oligi siis väike ülevaade sellest, mis on sotsiaalsete praktikate teooria, mis on sotsiaalne praktika ja kuidas seda on juba Eesti haridusuuenduses rakendatud. Aga läheme siit kohe edasi siis praktilisemate näidetega ja need tulevad otse koolidest. Aitäh!